Tervist, olen Illar Kohv Viinavalt ja täna on pühapäev 1. august aastal 2021 ja päev on juba õhtusse jõudnud. Ja mõtlesin, et teen sükse väikese jalutuskäigu metsas ühesõnaga. Ja kui metsas käid, siis tekivad igasugused mõtted ühesõnaga, näiteks saad mõtted, mida uusi artikleid kirjutada, kas Nelli Teatele, Illar Kohvi meediale või siis YouTube'i midagi üles panna. Aga täna mul tuli miskipärast, kogu aeg on siiamaani meeles olnud see, et ma nägin Õhtulehe veebis üleskutset vaktsineerimisele, kus kolmekesi Anne Veski, Kersti Kaljulaid ja siis Arkadi Popov kutsusid rahvast üles vaktsineerima. No ütleme niimoodi, et sellised asjad kampaania korras siiski ei käi. Et see oli ikka Anne Veskist ikka väga mõtlematu tegu minu arvates, et ta sellises kampaanias üldse nagu kaasa tegi ühesõnaga, et ma ei tea, kas mingi suure summa raha eest või lihtsalt niisama, seda ma ei oska öelda. Aga samas, kui sellist kampaaniat teha, siis mõelgem ka sellele või tuletagem inimestel meelde, et enne vaktsineerima minekust iga inimene mõelge oma tervisele, kuidas tal tervis on ja mismoodi ühesõnaga, et mis haigused tal on. Ja kui tal ikka on haigused, värgid, et organism ei ole terve, et siis ikka ma arvan, et tasuks seda vaktsiini süsti teha, sest kunagi ei tea ju, mida see vaktsiin su kehas teha võib ja kas ta muudab su halvatuks, haigeks või lihtsalt või suretab ära, nii et sellist asju ei saa mitte mingil juhul kampaania korras teha. Ja Anne Veski ja Kersti Kaljulaid ja need võiksid mõelda ka sellele näiteks, et Anne Veskil ju muusika kolleeg Tõnu Aare ju hiljuti läks teise ilma ja üks põhjus oligi see vaktsineerimine, sõnaga, et seda asja uuritakse ja nagu ma olen aru saanud, et sel teemal saadeti kiri ja sõnaga Terviseametile, aga nagu arvata võib, et sealt ei tule midagi tarka vastust neile. Ja Voldemar Kolga tahtis ju kangesti ruttu reisile saada, lasi seda vaktsiini teha ja näed, suri temagi ühesõnaga, nii et selliseid näiteid võiks tuua küll ja näiteks Elle Karis, ühesõnaga see filmitegija, kes tegi seda Nukitsameest ja Karoliina Hõbelõnge, mis need filmid kõik olid. Ka tema sai selle koroonavaktsiini ja ka tema suri ühesõnaga. Ja palju nimesid võiks veel nimetada, aga mis mõtted sellel on ja samuti tavainimeste sõnaga. Jälle on sama lugu täpselt, et on minu tutvusringkonnas, keda ma tunnen, tean, et ka nendest on paljud juba teise silmas sõnad, kes on vaktsiini teinud, seda süsti. Nii et igaühe tervis ei kannata seda süsti sõnaga, et ennem tuleks kainelt järgi mõelda sellele, et milline on tervislik seisund, kui sa oled seda vaktsiinisüsti tegema sõnaga, aga kõige lollim ja kõige idiootsem on see, et kui tehakse mingisuguse reklaamikampaania ja sellises korras kutsutakse inimesi üles vaktsineerima, et see on nagu öeldakse kutse mõrvale, ma ei oska muud väljendit selle kohta öelda, et see vaktsiin on ju mürgi süstimine, mürk on ju seesamune, see haigus ja ühelt poolt süstitakse seda haigust ja ma ei tea, mis komponendid või asjad, mis selle asja sees, selle vaktsiinis veel on, seda ma ei oska öelda. Aga nii, et kui sa täitsa terve inimene võib ju olla niimoodi, et sa oled terve ja siis saad vaktsiini kätte ja mõne aja pärast oled haige ja surnud, ühesõnaga, kas sellist asja on siis vaja, ühesõnaga, et selline propaganda plaani täitmine, see asi tuleks ikka täielt ära keelata kohe, et see on inimeste ma ei tea, mõrvale või surmale kutsumine, see on nagu eutanaasia, ühesõnaga. Ma ei oska muud selle kohta öelda lihtsalt, et lõpetage see kampaania korras vaktsineerima sundimine või käskimine ära, ühesõnaga, et igaühe oma valik on see, et kes tahab minna vaktsineerima, see läheb ja kes ei taha, see ei lähe ja igaüks mõelge oma tervise peale, nii ütlen mina, Illar Kohv Viinavalt.